Ma olen täna hästi palju mõtisklenud selle üle, et miks neuroerinevad kogevad nii palju häbi. Jah, ma tean, see on teaduskirjanduses erinevates viisides kirjas, aga seda, mida mina täna leidsin vähemalt iseenda seest ja ka ümbritsevaid võib-olla vaadates ja rääkides erinevate neuroerinevate inimestega, ma ei ole kusagilt kirjandusest leidnud. Et kui me võtame niimoodi, et erinevate inimeste sees on erinevad isiksused. Mulle ei meeldi mõelda, et mingid küljed on. See tekitab mulle tunde, nagu ma oleksin, ma ei tea, neljakandiline, keeran ühe poole ette, siis keeran teise poole ette, et ei, sest siis seleta kuidagi seda, kuidas me võime ühel päeval olla ühesugused ja teisel päeval olla teistsugused ja samal ajal saada ka mõjutatud erinevatest inimestest, kes meie ümber on. Sest teatavasti neuroerinevad on niivõrd tundlikud, et me suudame imeda teiste inimeste mingid tundmusi, tajusid, arvamusi enda sisse nagu käsne ja seda mitte tähele panna. Ehk et jaa, ma jään selle juurde, et meie sees on erinevad isiksused. Näiteks minu sees on olemas armastav, soe kadi, kes jääb igas olukorras väärikaks, kes ei ütle teistele halvasti, kes ei räägi teisi taga, kes ka ei luba teistel endaga kedagi teist taga rääkida, vaid lõpetab selle vestluse üsna kiiresti ära. Siis on minus see kadi, kes on nagu tõsiselt totaalne mölakas. Ta võib olla õel, kiuslik, mõnikord isegi lausa kuri. Ja üks väga, kui oleks film, siis tal oleks üks väga paha tegelane. Ja kes võib öelda teistele halvasti, olla sarkastiline, irooniline, ise kedagi taga võib-olla kiruda. Siis on veel olemas, ma nimetan teda selliseks lihtsa elu pilleks, kes sellel ikka totaalselt katus sõidab. Kui see nagu rooli istub, siis hoia oma piip ja prillid. Sellel on erinevad fantaasiad, kõik on väga lihtsustatud, mustvalged, paranoilised. Sellel on, see on see tüüp, kes võtab interneti lahti ja guugeldab ja on nagu totaalne mingi stalker inimestele. Jah, see on nagu, see on päris õudne ja siis on veel see tüüp, kes aeg-ajalt käitub nagu psühhopaat. Et vahel ma vaatan teda kõrvalt ja mõtlen, et ei tea, et mis toimub nagu, et ja siis lähen kiiresti ruttu interneti nartsissismi ja psühhopaatia teste tegema ja siis selgub, et ei, et tegelikult ikkagi vist ei ole. Aga meis kõigis on sellised inimesed olemas, ma arvan. Või millised need sinu inimesed on. Et pane mulle kommentaaridesse. Ja siis on see osa, kes on väga emotsionaalne, kes suudab naerda ja nutta mingite täiesti pealtnäha väikeste asjade üle. Nutan selle üle, et nii ilus küpsis on. Nii ilus küpsis on või väljas sajab lund ja siis samal ajal naerda väga mustade situatsioonide üle. Minna ebaproportsionaalselt mingit asjade üle endast välja ja siis mõelda, et miks ma niimoodi reageerisin. Siis on see tüüp, kes nagu lihtsalt on nagu totaalne lubamukk. Ta ei suuda aru saada, millal midagi rääkida ja miks rääkida ja pidev selline liiga palju informatsiooni tuleb suust välja ja siis, kui ma pärast mõtlen selle sama olukorra peale tagasi, siis on niimoodi, et abbi, kas ma olin purjus või mis muga juhtus, et ei, ma ei mäleta, et ma oleksin joonud, lihtsalt see hüppas rooli. Siis on hetkel mul ei tulegi rohkem meelde. Ma üks päev loendasin kokku, need olid mingi 12 erinevat. Siis on see mõtlik tüüp, kes ei taha mitte kellegagi rääkida, täiesti, ta on mingi metsa- ja koopelanik, ta läheb ära kusagile metsamajja, ta tahab lihtsalt olla, mõelda oma mõtteid ja luua midagi. Siis on see väga seltskondlik tüüp,
kes võib absoluutselt kõigiga täiesti vabalt suhelda ja sa iialgi ei arvaks, et võiks mingit sotsiaalset ärevust kogeda või mida iganes. Ühesõnaga, minu isiksusi on palju erinevaid ja see on täis paradokse. Aga nüüd teemani. Ma olen siin juba 5 minutit rääkinud, on ju, ma plaanisin 4, aga see selleks. Et nende erinevate isiksustega on see, et nii nagu me armastame erinevalt erinevaid inimesi, täpselt samamoodi me tunneme erinevalt ka oma isiksuste suhtes. Nüüd ongi küsimus, et kas sa suudaksid armastada neid kõiki ja aktsepteerida neid kõiki. Ja kuna ühiskond on ja meie kogemused on valusalt õpetanud, et olla, ma ei tea, siiras ja ehe, olla emotsionaalne, rääkida mõnikord asju, mida ei peaks, et see ei ole päris okei. Ja me kahetseme, me tahame kuidagi oma tegu heastada, aga mõnikord see lihtsalt ei ole nagu võimalik või ikkagi me tunneme häbi. Me tunneme selle inimese, selle isiksuse poole või selle isiksuse pärast häbi, kes siis sellel hetkel niimoodi käitus. Ja mida häbi teeb? Et kui süütunne ütleb, et see tegu oli halb, siis häbi ütleb, et sina oled halb, sinus on midagi fundamentaalselt valesti. Mistõttu ei ole üldse imeks pandav, et me iseendas kannamegi seda häbi, sest me tunneme häbi kogu aeg mingi ühe isiksuse pärast, kellegi pärast. Ja mida see teeb, see ei luba meil edasi minna, see paneb meid voodisse kinni, et alati, ma arvan, et me ei saa kõigest kogu aeg süüdistada dopamiini või dopamiini puudust, vaid meil on vaja ka väga palju iseenda sisemusega tööd teha. Et siin puhul ma arvangi, et küsimus on selles, et millised on sinu väärtused. Et kui sa mõtled selle peale, kellena sa tahaksid surra, kes või milline inimene sa tahaksid olla siis, kui sa siit maailmast lähed, millise inimese sa tahaksid kaasa võtta kõigist nendest isiksustest, siis kaovad ära igasugused mingid tühised asjad nagu, et kes mida kuskil arvas või oi, kui ma nüüd seda teen, et mis siis saab või midagi ei saa, Või et kui ma ei tea, selle mõtte välja käin või arvajad on alati on igasuguseid arvajaid, aga seal surmapalge ees sulle täitsa savi, mida naaber arvas. Või siis mis sul on või mis sul pole või kellel on midagi paremini kui sul või halvemini kui sul, see kõik kaotab oma tähtsuse, ainus mida sa nägema hakkad on see, millise inimesena sa tahad minna, milline nendest isiksustest on sinu jaoks kõige olulisem. Ehk et kui me mõtleme seda, et igas inimeses on nii must kui valge hunt, et vaata kumba sa toidad, siis ma mõtlen seda sama ka sama paralleeli nende isiksuste puhul, et millist sa tahad kõige enam toita ja esile tuua ja nende ülejäänudega sõlmi rahu, aktsepteeri. Nad on sinus, nad ei lähe mitte kusagile ja ma usun seda, et kui sa julged nendele otsa vaadata, aktsepteerida, öelda, et okei, sa oled teretulnud, palun, ma ei tea, suhtleme, räägime, kommunikeerume, siis sa võid avastada ka selle, mis on nende head omadused, nende tugevused. Näiteks mul on üks isiksus, kes nagu lihtsalt mingitel hetkedel täiesti non-stop vingub ja ma ei ole midagi rohkem, ma ei vihka midagi rohkemat kui seda, kui keegi vingub, lihtsalt vingub, tõmbab oma vinguviiuli käima ja laseb ja siis ma muutun ise selliseks. Aga mis on tema hea pool, on see, et mida ta mulle tegelikult ütleb, kui ma küsin ta käest, et mis su probleem tegelikult on, mida sa mulle tegelikult ütled, siis ta ütleb mulle, et tead, Kadi, ma olen väsinud, mul on puhkust vaja, võtame palun hoo maha. Ja siis ma võtangi hoo maha, ehk et igal asjal on 2 otsa, on hea pool ja on halb pool, aga me ei saa avastada nende isiksuste häid külgi, mida me tahame ära peita, sest häbi üks omadus on see, et ta peidab asju. Ta paneb kõik kuskile kalevi alla ja ärme parem räägi. Kõige parem vastumürk häbile on tuua asjad valguse kätte. Siis ta ei saa enam
sinu üle valitseda, ta ei saa su elu enam ära kaaperdada. Ja sa saad minna edasi terviklikuma iseenda poole ja arendada välja iseendas seda isiksust, tegeleda rohkem selle isiksusega, kes sulle päriselt meeldib ja kes vastab sinu väärtustele. Minu jaoks on see inimene, kes ma vist kõige esimesena rääkisin, enam ei mäleta. Igatahes, minu jaoks on see soe, armastav, lahke ja kõike mõistev Kadi, kes ei ütle inimestele halvasti ja kes ei räägi teisi taga ja kes jääb alati igas olukorras väärikaks. Jah, mul on olnud sellega viimasel ajal raskusi, sest et nii paljud teised tegelased on tahtnud saada troonile, aga nüüd, kus ma seda tean, mul on see väga palju lihtsam arvestada. Ma lihtsalt teadvustan endale, et need teised tüübid on olemas ja ma ei proovi neid enam kuskile harjakappi toppida. Anna mulle teada, mis kommentaarides, mis sa sellest mõttearendusest arvad ja milline inimene tahaksid sina olla siis, kui sa siit ilmast lähed.